Täna on Eestis pensionäre üle 400 000. Nende keskmine pension on ligi 400 eurot kuus. Kui keskmist netopalka saav inimene peaks homsest pensionile jääma, siis tema sissetulekute langus on ligi 60%. Tänaste pensionäride ootused oma pensioni ja sissetulekute suhtes on kõrged. Pensioniks soovitakse saada ligi 90% oma pensionieelsest sissetulekust. Tänase keskmise palga juures oleks see 900 eurot, mida on 2 korda rohkem kui tänasele pensionärile pakutakse. Hoolimata sellest, et palgad ja pensionid ajaga suurenevad, jääb paratamatult ka tulevikus pensioni ja palga vahele proportsionaalselt suur lõhe. Kuid elu jätkub ka pensionile jäädes ja uus vananev põlvkond on üha aktiivsema eluhoiakuga, külastades kultuuriüritusi, reisides ja eksperimenteerides uute toiduainetega. Sõidan trammis ja bussis, siis kõik noored on oma nutitelefonis. Ja eakatel on hea vaadata kõrvalt, isegi vahest, et ahaa, mis seal siis toimub. Aga noored on selles mõttes kärmed ja terased, et nemad lähevad tänapäeva tehnoloogiaga, tänapäeva nõuetega kaasa ja ma usun, kuigi nad ei mõtle veel pensionile, nad ei mõtle veel selle tööstaažile, seda on vaja rohkem inimestele selgitada ja üldse harida inimesi rohkem, aga elatakse veel sellises optimismi nooruses ja selles, et selles hetkes elamine, see on meile kõigile filosoofiliselt vajalik, aga see ei tähenda seda, et me ei tee plaane. Me teeme ju päevaks ju plaani ette ka, et nüüd ma tõusen üles, nüüd ma pesen hambad, nüüd ma teen seda, teist, kolmandat. Samuti on inimestel noortel ju unistused ja väiksed mõtted, need pildid, mida tahaks teostada, mida tahaks teha. Igal ühel on oma talent, igal ühel on oma selline nišš, mille kaudu tahab ennast realiseerida. Nii et need on niisugused asjad, mis on vaja üles leida ja hakata neid realiseerima. Aga kõige tähtsam on muidugi see tarkus, haridus, kultuur, haridus ja see on see vabaduse teejuht. Proovime minna ajas edasi ja kujutada end tuleviku pensionärina. Üsna keeruline. Proovime siiski. On aasta 2050. Homme on teie esimene pensionipäev ja pangakontole laekub täpselt 600 eurot, mis on isegi üle 40% eelmise kuu brutopalgast. Teil on hea meel, et kõik laenu ja liisingu kohustused on panga ees tasutud, kuid vesi ja elekter tuleb siiski maksta. Hoolikalt tuleb läbi mõelda toidumenüü, apteegist tuleb osta südametilku, lapse sünnipäev on sel kuul ja pesumasin saadab juba ammu väljavahetamise signaale. Õnneks on meie võimuses midagi ära teha. Mida siis teha? Et saaks täna kasvatada lapsi, täita finantskohustusi, tarbida meelelahutust, toetada oma vanemaid ja selle kõige juures olla kindel, et ka pensionile jäädes ootab ees elamisväärne elu. Uurige, milline on teie pensioni väljavaade. Mõelge, kas teie unistused pensionist on äkki liialt kõrged. Kaaluge alternatiive, mis aitaksid suurendada teie pensioni. Kas pensionieas tööl käimine või teie eluasemele täiendava kinnisvara realiseerimine tuleks kõne alla? Või tegelete ettevõtlusega või olete ehk alustanud investeerimisega? Loodate hoopis lastele, aga ärge jääge unistama. Mõnikord ei lähe nii, nagu olete plaaninud. Kas regulaarne kogumine aitab suurendada kindlustunnet pensionieas? Pannes regulaarselt raha kõrvale, on võimalik suurendada pensioni 15–25%. Kui mitte koguda, siis tuleks 7 aastat rohkem töötada või saada näiteks lastelt toetust 150 eurot kuus, et saada kogujaga võrdväärset sissetulekut. Kuna meil ka kogu aeg räägitakse sellest, et maailm vananeb, inimkond vananeb, kui meile kogu aeg laotakse seda sõna vananeb, siis ma arvan, et isegi noortel ei ole enam lootust, sest kui ma kuulsin, kuidas noori tänaval intervjueeriti, et mis te arvate pensioniast, siis paljud ütlesid, et ma ei arva midagi ja ma ei ootagi seda. Ja ma ei tee sellekski midagi, eriti vaid elan selles hetkes. Loomulikult nii peabki olema elama selles hetkes, aga on vaja seda
kindlust, lootust, et siis, kui tuleb see aeg kätte, on minu elu siiski väärikas. No ma soovitaksin siiski noortel ennast kõigepealt harida sellest ja puutuda asjasse, mitte olla passiivsed, et küll see aeg tuleb ja küll siis vaatame ja et siiski harida ja sellega seoses ka liituda nagu ühiskonda, et oma sõna sekka öelda, et olla asjaga kursis ja kui vaja ka mõjutada. Sest et noore inimese energeetika ja selline aktiivsus ja noored, ma peaks ütlema oma kogemuselt, on väga terased. See, et veel ei huvita ja see kõik, see ei tähenda seda, et ei ole mõtteid ja ideid ja et ei pruugi veel puutuda asjasse, riigisüsteemi ja nendesse oma sõna sekka öelda. Et ma soovitan noori siiski olla aktiivsemad ja harida ennast, et siis, kui tuleb see aeg kätte tõesti, siis on teadlikkus nii suur, et enne on juba suudetud juba puutuda asjasse ja midagi korrigeeridagi, et kindlustada omale tõesti väärikas pension.